Tere tulemast taas vaatama südamega seotud meridiaanide korrastamise, rahustamise, tasakaalu loomise sellist väikest videode kogumit, 3. videot. Ja täna ma lubasin rääkida neerumeridiaanist, millel on südamega väga-väga tugev seos. Kui eelmised meridiaanid, põrn ja maks, toitsid südameenergiat, tihtipeale siis põrnal energiat nappis selleks, et südamel piisavat energiat oleks ja maksa energia kipub tavaliselt niimoodi üle paiskuma, siis neer on selline energia, mis on seotud hirmuga hästi palju ja seotud šokkidega, seotud traumadega. Ehk igasugune stress, traumad, šokid mõjutavad hästi palju neere, sellepärast et neerupealised toodavad nii ellujäämisfunktsioonis kui šoki korral, toodavad adrenaliini, kortisooli, kõiki selliseid stressihormoone. Ja neerud saavad ühel hetkel pikaaegse stressi tõttu kurnatud. Nüüd, kui neer saab kurnatud, siis neer on see organ või see energia, mis kontrollib südame energiat. Kui neerul ei ole piisavalt energiat, siis südametuli võib minna liialt löömama või nii-öelda kontrolli alt ära ja kujutage nüüd ette veel, kui maksa vägev energia sinna südamesse saadab seda tuld juurde, siis võib juhtuda selline plahvatus. Ja see plahvatus ongi tegelikult see koht, kus inimesed saavad südameataki. Et seda vältida, siis on vaja oma neeruenergiat toetada. Ja kuidas seda toetada? Üks koht näiteks, kui sa oled suures sellises paanilises hirmus, see väline olukord tundub väga-väga hirmutav ja kogu keha läheb nagu šokki või tardumisse. Seal on kolmiksoojendi jälle kaasatud, mis külvab su keha adrenaliini ja kõiksugu hormoone täis. Siis üks võimalus ennast tasakaalu viia on võtta see, näiteks alustame vasakust käest, paned 2 sõrme siia 4. ja 5. sõrme vahele ja see teine sõrm, mis siia jääb, see nüüd on kolmiksoojendi hirmupunkt. Ja sa koputad seda hirmupunkti niimoodi 10 korda. Hingad samal ajal sügavalt sisse-välja ja siis teed väikse pausi, lased sellel punktil aktiveeruda. Ja nüüd koputad veel umbes 30 sekundit näiteks. Tavaliselt ma tunnen ka praegu energia muudatust. Tavaliselt selle peale juba energia lahtub, aga sa võid ka teha seda teise käe peal. Et see mõjutab hästi siis seda sellist reaktsiooni, mis tuleb hirmule, mis käivitab kehas võitluse. Teine võimalus on koputada neerumeridiaani lõpupunkte. Hiina meditsiini järgi kidney ehk siis neer, 27. punkt, mis on täpselt siin rangluu. Kui rangluu tuleb siit, siis lõpeb ta siin kaela juures ära ja rangluu sellised nukikesed on siit, lähed üle rangluu ja on sellised pehmed lohud ja see ongi see neerupunkt ja üsna niimoodi jõuliselt võid rahulikult koputada neid punkte. See aktiveerib neeru energiat üles tulema. Siis mida sa veel teha võid kõikide nende meridiaanide aktiveerimiseks või isegi mitte aktiveerimiseks, vaid sellisesse tasakaalu viimiseks, võid sa rahulikult hoida nende meridiaanide alguse ja lõpupunkte. Ja neeru meridiaani lõpupunkt oli siis siin ja alguse punkt on jalad alla all siin, kus selline nii-öelda kaarekene on siin, et sa lähed siia keskele, sa leiad siit
ühe niisuguse lohu ja hoiad seda punkti koos selle lõpupunktiga siin. Võite alati täpsustada, alati Google'ist, et kus need algus- ja lõpupunktid on. Seda alumist punkti nimetatakse elujõu punktiks. Ja kui sa vaatad nüüd, neer on seotud elujõuga hästi palju. Põrn on seotud elus püsimisega, elujõuga, toidu metaboliseerimisega, aga ka kõikide energiate metaboliseerimisega. Ja maks on ka energiakandja, energiakoguja. Siis ei ole midagi imestada, et need 3 sellist võimsat energiakandjat hästi palju südameenergiat mõjutavad. Nii et proovige järele, vaadake, mis teie kehas need harjutused teevad. Üks asi, mis mulle veel meelde tuli, kui te vaatate seda eelmist maksaenergia tasakaalustamise videot, siis on üks selline harjutus, selline jõuline harjutus, mis aitab sul oma viha enda seest välja saada ja see on maksa rahustamiseks väga hea harjutus, et sa võtad selle vihaenergia, mis sinu auraväljas on, niimoodi krabatast kinni ja siis sellise susinaga viskata vastu maad. Ja sa võid teha seda päris 3, 4, 5 korda. Ja kui sa oled üksi kodus, siis sa võid isegi sellise hääle või karjatuse sinna juurde panna ja hea on mitte päris lappama minna, vaid viimane kord sellise kontrolliva liigutusega tuua ennast keskmesse tagasi, oma kesktelg jälle ära joondada. Nii et sellised väiksed näpunäited, toetada neid meridiaane, mis sõna otseses mõttes mõjutavad teie südant ja tuleb muidugi vaadelda ka oma tundeid ja emotsioone, sest tegelikult saab sealt kõik alguse ja oma mõtteid, sest keha on üles ehitatud niimoodi, et kui ma mõtlen hirmu mõtet, siis mu keha hakkab tootma sellist kehakeemiat, et mu keha tunneks seda hirmu mõtet. Ja kui mu keha tunneb seda hirmu mõtet, siis ma hakkan omakorda mõtlema hirmu mõtteid ja see lumepall muudkui suureneb ja sama on kõikide tunnetega ehk esimene asi, mis sa teha saad, on katkesta oma mõtted. Sest sina ei ole sinu mõtted, vaid see on sinu aju looming, sinu meelte looming, mis viib sind rappa ja see on kõikide haiguste ja stresside ema, niimoodi võib öelda. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni tulevikus!